ma olen vahepeal suht katnud olnud YouTube'ist, aga kuna fännid küsisid, kuna videot saab need 2 fänni, kes mul on, siis nüüd saab. Põhimõtteliselt backstory on see, et kuna me hakkasime majas remonti tegema, siis me oleme viimased 2 kuud elanud Ürikas ja ma vahepeal tegelikult ostsin endale auto ja ma tahtsin autost ka videot teha. Ja ma isegi natukene olen filminud seda, aga mul ei ole seda piisavalt, et sellest mingit täielikku videot kokku panna. Pluss ma tahtsin teha video sellest, kuidas ma mingi asju teen temaga, aga kuna meil ei ole praegu garaaži, sellepärast et kogu mööbel on garaaži kolinud, et majas saaks remonti teha, siis põhimõtteliselt kõik see on edasi lükanud. Mingi hetk loodetavasti märtsi lõpus saab äkki video sellest ka, kuidas meil saab maja valmis, siis ma teen teile äkki house touri ja siis me saame oma garaaži tagasi, siis me saame põhimist video teha. Aga praegu ma jätan teile mingid üksikud klipid. Ma testisin hiljuti Jaguar I-Pace'i, mis on siis Jaguari elektriline linnamaastur, mis tuli tegelikult välja juba 2018, aga nüüd ta sai mudeli uuenduse ja siis me veits filmisime seda Jaguari ka, aga kuna seda ei saa nagu täielikuks review'ks nimetada, vaid see on rohkem siuke first impression, kui me sõitsime sellega, siis ma jätan selle lihtsalt teile siia ja kui te tahate Jaguarist täpsemalt lugeda, siis 26. märtsil tuleb välja digiajakiri, kus on selle täispikk artikkel koos minu lõpliku verdiktiga selle auto kohta siis ka. Otsustasin kõik roimad maha müüa, vaid tegelikult mul ainult üks oligi ju. Ma müüsin ka. Aga see otseselt ei ole seotud millegagi. No ühesõnaga, me müüsime kõik roimad maha ja siis ma ostsin auto. Jaguar I-Pace, aga ühesõnaga elektriline väike maastur Jaguar facelift. Eelmine sakkes suht palju. Tegelikult on suht sama auto. No tegelikult on, aga eelmine sakkes. Ma ei tea, miks. Nagu peaaegu rocking, aga samal ajal aesteetik. Tal on see tagurduskaameral on pesur. Klassimooka. Siuke mingi 1 poole. Aga ette ma ei tea palju mahub. Mitte ühtegi poolat. Siuke 0 poolat mahub. Ühesõnaga me tegelikult sõitsime esimese I-Pace'iga ka, mis tuli välja mingi 2 aastat või 1,5 aastat või ma ei tea millalgi. Tegelikult see võis isegi veits rohkem olla sellepärast, et ma olin suht autogeenususse läinud vaata alles minu arust. Võib-olla ma ei mäleta. Aga igatahes see esimene I-Pace, mis välja tuli, see testikas, me ei sõitnud sellega, me saime lihtsalt mingi tiiru sellega ja ma vist tegin sellest mingi paar pilti. Aga see oli minu arust seal mingi Järveküla kooli juures, mis tähendab, et me sõitsime sellega umbes täpselt milline kilomeetri või midagi. Aga nagu nii palju, kui ma mäletan, siis see esimene I-Pace, see testikas oli see mingi oranži värvi. Neil on see mingi imelik punakas oranž. Ja siis sellel olid mingid need rohelised triibud peal, et ta näeks mingi eriti mingi UFO välja ja siis ühesõnaga ta nägi väljast nagu mingi kloun välja veits. Ja nagu seest oli see, et kui sa kiirendasid, siis ta tegi mingid UFO laeva häält nagu
kõlaritesse lasi mingit siukest häält, et sa ikkagi tunneks, et see on nagu uus ja elektrikas ja fancy, vaata. Ja siis see oli kuidagi mingi ülifake. Ja siis nagu mul ei olnud kunagi väga mingit good memories of it. Aga see on nüüd uus iPace, mis on facelifted. Ja ma saan aru, et nagu väljast ta vist tegelikult on samasugune suht. Ühesõnaga tegelikult tal on see uus nagu infotainment, mis tal on sama, mis on Defenderil ja uutel nendel Range Roveritel. Ja see interface mulle täiega meeldib, sest see on mingi üliminimalistlik, ta ei ole mingi kasutame kõiki maailma värve ja teeme kõik hästi mingi imelikuks. Ta on nagu hullult laid back ja nagu nunnu. Ja nagu mulle meeldib Defender ka suures osas sellepärast, et tal on see interface. Ma olen harjunud nagu vaatama enda tukka, vaatasid peeglist, aga siin on see kaamera ja siis ma nagu vaatan kogu aeg, et kas mu tukk on okei, aga ma ei näe seda. No see sisu on üldse mega nice, mulle meeldib esiteks sellepärast, et ta on hele ja need istmed on üliägedad, nad on mingi sporti, et aesthetic, aga samas nagu suht mugavad minu arust. Ja siis nad on teinud selle, põhimõtteliselt kõikidel autodel endiselt on see, et kliimanuppe on nagu miljon tükki, sellepärast, et sul on kõiki neid asju vaja sättida ja nad on lõpuks teinud selle, et mis tegelikult oli F-Pace'is ka juba, aga ma ei ole seda varem näinud. F-Pace'is? F-Pace, jah. F-Pace on see nende kandiline suu? Jah. Okei, sa oled sõitnud sellega? Ei, ma lihtsalt saatsin Tarmole video ja küsisin, kas ta on näinud seda ja siis ütles jah F-Pace'is. Mul praegu tuli meelde, et ma ei nüüd siin F-Type'is, aga ta mõtles F-Pace'i. Igatahes, need on siuksed, et need on nagu need turnable knobs, aga sa saad neid sisse ja välja tõmmata ja siis selles vaata. Ja siis põhimõtteliselt sa pöörad seda sama knoobi, aga lihtsalt see, mida sa muudad, nagu vahetub ja siis seal sees on ekraan, mis ütleb sulle, mida sa parasjagu nagu muudad. Ja siis sinna on kontatud kogu see temperatuuri asi, istmesohendus või ventileeritud istmed ja ühtlasi see, kui palju ta puhub. Ehk siis see on üliäge, sellepärast, et sul on üks nupp põhimõtteliselt, mis näeb üliäge välja, sest sellel on see mingi metal, mingi asi ümber ka ja siis samal ajal see teeb ülipalju asju ära. Ja siis nad on siia keskele ikkagi ekraani ka pannud, et sul ikkagi oleks kuskil touchscreen ka, sest et ilma touchscreenita nagu ei saa enam ühtegi autot teha, vaata. Ja siis sul on näpujälgiga täis, aga at least nagu kaotasid mingid nuppud ära. Ja nagu selles mõttes on lahe minu arust, et tal on nagu vähem nuppe, aga samas nagu kasutatavus ei ole alla läinud. Ja, sest enamasti on see, et nagu seda tehakse nagu muudes autodes ka juba vaata, et nad panevad lihtsalt kogu kliima asemel nagu selle touchscreeni, aga siis sõidu ajal reaalselt sa oled mingi ülihädas, sellepärast, et sa pead vaatama seda ekraani ja mida sa actually vajutad ja siis see ei ole kasutatav. Aga nagu see knoobisüsteem on actually suht. Uutel Audidel on näiteks see, kus sa upud ära sinna menüüsse. Ja. Routing for Retron, aga lihtsalt see auto on nagu ta veits rohkem mingi naistekas ka minu arust. Veits rohkem ekstra? Jaa. Nagu ma arvan, et ükski tõsiselt võetud mees ei osta seda kunagi endale. Sa just panid shade'i normid mingitele inimestele, kes actually seda osta tahavad? Ei, selles mõttes, et nagu kui sa teed ratsionaalseid otsuseid, siis sa ilmselt ei osta seda. Aga nagu enamasti mehed teevad pigem ratsionaalseid otsuseid. Või siis nagu nad teevad nii ebaratsionaalseid otsuseid, et see auto kindlasti ei ole see. Siis sa ostadki endale mingi mitte elektrilise, ma ei tea, Porsche või midagi vaata. Nagu sa ütlesid, et sa pigem vaata ostaks Macani, kui sa peaks valima väikeste maasturite vahel. Aga nagu, kui sa teed nii ebareaalseid või nagu ebaratsionaalseid otsuseid, siis sul ilmselt ei ole oluline, et oleks ka full elektrik. Selle auto selle varustuse juures on 95 000.